Äripäev kirjutas aastal 2009, et Nokia juht Olli-Pekka Kallasvuo vahetab oma Nokia telefoni iga 3-4 kuu tagant. Võin lisada, et ei läinud palju aega mööda, kui Microsoft vahetas Nokia juhte iga 3-4 kuu tagant. Ja ma ei tee nalja. Ilmavõrgus on Nokia kohta liikvel palju vananenud teavet. 150 aastat ajalugu. Kummiksaapast telefoniga maailma vallutuseni. Seda küll. Kuid lühidalt Nokia ajalugu nii nagu see tegelikult on. Üks ostis, teine müüs, kolmas ostis, neljas müüs ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõpuks pankrott. Nokia, millest unistas Lennart Meri, lasti globalistide poolt põhja, sest alati leidub keegi, kellel on väga palju raha, kes sellega midagi teha ei oska. Sähsule ahnust. Alati, kui midagi aetakse liiga suureks, on asi perses. Meie Lennart sai asjast valesti aru. Enda meelest targad ja õppinud mehed ajavad tihti ibasuust. Isegi need, kes on oma raamatud laevameeste logiraamatute pealt maha kirjutanud. Eestlased, kes nüüd kuulate, meil ei ole tarvis Nokiat. Meil on tarvis palju põlve otsas nokitsejaid. See on ainus asi, mis toimib. Sest Titanic läheb alati põhja. See kehtib nii firma kui riigi või liidu kohta. Mida suurem, seda kehvemini pinnal püsib. Ja nii ostiski nüüd üks Soome firma Nokia nime ehk kaubamärgi ja müüb selle nime all telefone, mis valmistatakse täna peamiselt vist Vietnamis. Ja äri läheb edasi. Ma küll ei tea, kes on investorid ehk rahastajad, kuid Nokia peakorter asub täna Espoo linnas Soomes ja see on ju hästi, et meie Lõuna-Eestist 1500 aastat tagasi üle lahe välja rännanute järeltulijad. See on meie sugulased. Nokia kaubamärgiga siiski raha saavad. Või? Mina ostsin viimati uue Nokia telefoni aastal 2009. Ja nüüd 2018 vahetan selle uue Nokia vastu. Mida arvate, kas mul on midagi viga 10 aastat ühe telefoniga? Teate, minu soovitus. Viska oma iPhone Türisalu pangalt alla. Loomulikult tee sellest seikluskaameraga video. Pane see YouTube'i. Siis osta Nokia 105. Ja mis siis? Sa ei pea olema kogu aeg võrgus. Saad vaevast lahti. Sa ei pea käima kogu aeg laadija näpus. Mu telefon on tänase seisuga 7 päeva laadimata. Ei taha teine kuidagi tühjaks saada. Tee, mis tahad. 2 nädalat ühe laadimisega tuleb ilmselt ära. Nutitelefoniga raiskad aega. Oi, kas keegi on mu Fatsebooki postitust laikinud. Libistan näpuga üle ekraani ja vaatan. Teate,
Mind ei huvita, sest selle telefoniga ei pääse internetti. Ja keda see sinu postitus huvitab? Tunnistame ausalt, sinu postitus ei huvita kedagi. Sa ei saa sellega kuulsaks, sa ei saa sellega raha. Lepi sellega, unusta ära. Mehi ja naisi aetakse omavahel tülli. Sa pead kõiki vägisi sallima, sinu lapsest vorbitakse Eesti haridussüsteemi poolt lillapingviin, perseraisk. Miks sa pead kogu aeg võrgus lõkkuma? Ei pea. Ühenda ennast ajupesust lahti. Telefon on helistamiseks. Kui tahad võrku minna, kasuta koduarvutit. Lihtne. Jah, siin telefonis ei ole kaamerat, ei ole. Ent siin on taskulamp ja raadio. Sa pista mõni seikluskaamera tasku, kui õue lähed. Ühesõnaga, ise teate, mis mul sellest. Käige nagu zombid ringi, kui see nii lahe tundub. Ma üks päev nägin noort peret lastepargis, mees ja naine, isa ja ema, kumbki oma telefonis ja toksisid tundide kaupa keskendunult sõrmega telefoni, nagu ahvid. Samal ajal mängis nende nii 3-aastane laps üksi liivakastis ja keegi neist ei pööranud talle tähelepanu. See ongi nüüd see liberaalpervertriik. Oi, kas keegi laikib mind? Mida Postimees kirjutab? No, ma ei tea. Ei oska midagi lisada.